Rannapungerial andis Jõgeva maakond meile selle tule väga auväärselt üle. Ja täna nüüd hetkel on tuli saabunud siia. Ütleme suuresti tere, tere, laulupeo tuli! Tere Kiikla! Laulupeo rõõmu, tantsupeo rõõmu kõigile! Rõõm on näha, et inimesi tuleb aina juurde, sest et see ei ole igapäevane, et laulupeo tuli on taas meie juures, vaid see toimub ainult iga 4 aasta tagant. Tule tulemine on avamäng laulu- ja tantsupeole, kandes endaga laulu- ja tantsupeo väärtusi ja väge igasse Eestimaa nurka. Kõikides punktides toimub tule jagamine ja käest kätte andmine. Kõik on oodatud tee äärde tule rongkäiku tervitama ja tulega kaasa liikuma. Alutaguse vallas peatub laulu- ja tantsupeo tuli 4 punktis. Rannapungerial toimus tulepidulik üleandmine Jõgevamaalt Ida-Virumaale ning seejärel liikus tuli edasi Iisaku lauluväljakule. Mäetagude mõisa ette ja nüüd siis oleme Kiikla rahvamaja juures. Tuli rändab 2 päeva Ida-Virumaalt ning külastab kõiki omavalitsusi ning suundub seejärel edasi Lääne-Virumaale. Alutaguse vallast osalevad 3. kuni 6. juulini Tallinnas toimuval laulu- ja tantsupeol ise oma Alutaguse lastekoor, Iisaku, Oonurme ja Atsalamaa segakoor, Iisaku Sigin-Sagin, nais- ja segarühm, Kiikla rahvamaja naisrühm, Kiigelind ja Alutaguse rahvamuusikud. Me oleme juba 200 aastat siin tegutsenud. 1780. aastal oli siin selline tore seltskond, kes varsti tulevad ka teie ette, kes oli Saksamaalt pagulusse tulnud kirjanik, kohalik mõisnik ja ka mina, kes ma olen siis kohalik õpetaja ja pärast ma läksin Gustav Adolfi gümnaasiumisse, mis ei olnud veel siis Gustav Adolfi gümnaasium, aga 10 aastat olid väga kuulsad ja sellest me varsti teile räägime. See, mis kõik oli teksti peal rutil valmis tehtud, aga teksti ei olnud. Ja nii et meil on jah siit 18. sajandist natukene, aga nüüd. Tere auväärt rahvas ja mu sõbrad! Mina olen Friedrich von Rosen, Kiikla mõisa härra. Omal ajal suur teatriarmastaja ja üldse üsnagi tegus mees. Ja võin uhkusega öelda, et minul ajal säras Kiiklas alati kultuurile. Ja, August von Kotzepuu teie teenistuses. Teatrikirjanik, kes ei suutnud kirjutamist lõpetada. Ma mõtlen, et kui juba minu ajal oleks olnud internet, ma oleksin üksipäini selle ise täis kirjutanud. Ja loomulikult kõik kommentaarid ka ise kirjutanud. Mehed, nüüd jätke. Mina olen Friedrich Gustav Harald Velius. Kohalik kooliõpetaja ehk nagu tol ajal mind nimetati koolmeister ja kirjanik. Ja ma tuletan meelde, et just sel ajal siin Kiiklas sai pandud väike seeme mulda, Eesti kultuuri mulda, just see seeme, millest on üles kasvanud kohalike inimeste teatriarmastus, millest on üles kasvanud tantsuarmastus, millest on üles kasvanud pillimängu ja lauluarmastus. Ja ma usun, et sellest on üles kasvanud ka rahva teadlikkus oma riigi ja kultuuri osas ja me oleme armastanud läbi aastasadade seda kohta ja seda paika ja seda Eestimaad. Ja ma mäletan neid õhtuid siin Kiikla mõisas, kus siis oli alles lust ja pillerga need mõisapreilid ju tantsisid ja keerutasid jalga nii lustlikult, et isegi mõisakass lõi kaasa. Ega ilma asjata öeldud, et 18. sajandil just see Kiikla mõis oli lõbu ja muusade kodupaigaks. Olid ajad. Ja nüüd on sellest möödas enam kui 200 aastat. Ja meie kolmekesi oleme täna siia tulnud selleks, et täna on eriline päev. Laulu- ja tantsupeo tuli, see püha tuli on esimest korda jõudnud Kiikla, meie kodukülla. Elagu
tantsupeo tuli. oi ja elagu tõesti. oodata, aplausid, ja. Tuli, mis sütitab südamed ja no paneb ka jalad atsuma. Jaa, tuli, laulu ja tantsupeo tuli. Aga mina tuletan meelde, et kõik, nii tants, nii kirjandus, nii ka pillimäng, kõik see tuleb otse südamest. Jah, aga teate, mina kui kunagine Kiikla mõisa härra tahaksin ka tänada meie tantsijaid. Meie enda Kiikla rahvatantsurühma Kiigelendu, kes samuti läheb suurele tantsupeole tantsima. Ja mu kaunid daamid, kas te oleksite nõus täna siin praegu ja kohe meie südameid rõõmustama kauni tantsuga? Jaa, tulevad. Jaa, tasub oodata. oli kena, aga ma mõtlen, et kui mina peaksin tantsima, siis vist küll ainult pliiatsiga paberil, aga teie, Kiigelinnu rahvas, no ei, teie tantsisite nagu kevadine tuuleiil Karjamaal. Jaa, oli hea küll, aga ärge teie olge ka nii tagasi, oi. Ma tuletan meelde, et käesolev aasta on ju raamatu aasta ja teie olete ju maailma kuulus kirjanik, kes ka siin Kiiklas oli ja kirjutas ka. Aga tuletan teile meelde, et just siin Kiiklas kirjutati 1780. aastatel üks Eesti esimestest ilmalikest raamatutest ja Ramma Joosepi jutu ja häda- ja abiraamat, kust ja kõik tollased inimesed said abi ja häda lugeda, mis neil oli ja kõike rohtusid said selle vastu ja ma kirjutasin selle juba ammu enne, kui tänapäevased self-help õpikud moodi läksid. Kes oleks võinud arvata, et väike Kiikla nii suured peatükid kirja paneb? Laul, tants, teater,
loomulikult kirjandus. Oi jaa, seda muidugi. Et see Kiikla uhkus ikka kestaks ja üldse see Kiikla vaim kestaks. Ja elagu Kiikla vaim ja Kiigelind veel kord. Ja Kiigelind. Hästi. Oi jaa, aga mis siis jah, et jalad natukene lappeid krigisevad ja... Olete valmis? 1, 2, 3 ja hopp! Ja täna tervitatud laulupea tuli, meie poolt tervitatud laulupea tuli, liigub siit Alutaguse vallast, Kiiklast edasi sinnapoole Toila
Tallinna valda, Kohtla-Nõmmele, et siis edasi minna läbi külade, läbi linnade, et jõuda lõpuks suure peo ajaks Revalisse. Ai, Tallinna, jaa, Tallinna, meie Reva, Tallinna, jaa. Head teed, laulupeo tantsu tuli. jah, kanna endas meie rõõmu, uhkust ja ühtekuuluvustunnet külast külla, südamest südamesse. Tulge kõik, noored ja vanad, tulge kõik. Oi, vaata, meil on, mida nad teevad, mis asja neil käes on. Jaa, mis see on? Jaa, väga huvitav, lehvitavad meile mingike asjadega. Jaa, väga hea, võid küll panna. Jaa, kus sa ulatud? Hästi, naeratage neid kõik sina ka. Jaa, jõulukanaga naeratakse. Ja naeratakse. Jaa, oi, kui tore teiega on. Jaa, saite kõik peale, mida ta oma kätega tegite, jah? Oi, aga näe, pealik on ka kohal. Aitäh! Aitäh, Kiikla! Aitäh, musiga. Oota, kas pistid olete ka, kuidas me siit 200 aastat nii tuleb küll nii, oi hästi. Lambivalgel. Lambivalgel, Peeru valgel sai vanasti, nüüd on juba lappatud. Hästi, väga hea. Väga tore oleme, jaa. Sina ka tahad, jaa. Tule, sina ka Saksamaa inimene. Jaa, näed. Jaa, guten Tag. Nii, aga... Aitäh, Kiikla rahvas! Aitäh! Laulupeo tuli läheb tõesti siit edasi, aga osa sellest laulupeo tulest jääb ka Kiiklasse soojendama kohalike inimeste südant. Oletavasti veel pikka aega. Ja seesama. Seesama piir. Tollele just. Toll on surnud piir. Hästi olemas. Ei, anna veel natuke. Ussa. Teleportoon. Nii, ja see tuli jääb siis kuhu meil? See tuli jääb meil Kiikla rahvamajja. Aitäh, Rutte! Rahvamaja juhataja, aplaus talle ka. Meie rahvakultuuri käib. Ja teeme aplausiga Kiigelinna juhendaja Marju Aul, kes nemad sinna viib. Too tagasi ka pärast. Ja 200 aasta pärast kohtume. Aitäh. Ja et saaks kohalikud inimesed, kes veel ei ole jõudnud laulupeo tuld enda käes hoida, siis nüüd laseme selle ringile ja katsuge 2 käega ja vahtake, tehke pilti. Hoiab kõvasti 200 aastane on ikka. Tule hoia sina ka, sina oled natuke vanem. Ja osta ära värise. Kõik on hästi, aga see ära... Mida ära nüüd üles, ega see ei ole? Jaani tuli. Kirjanik viisakas Saksamaalt, Deutsche. Nii, ja teie ka saate hoida. Andke ilusti kättest kätte. Vaikus on ilus. Vaikus on kuldne, kuid seni ei jää. Kohe panen muusika käima. Muusika. Kes tahab proovida, kuidas laulupeo tuli käes põleb? Iga aasta. Praegu veel saab. Tulge julge. Väga tore ja saate teised ka teha seda, mida te teete. Oi, näed, volikogu liikmed. Kuldmedaliga lõpetanud õpilane ka ilusti rivis. Ja kuldmedal, jaa. Näete veel tulevaid tublisid inimesi, jaa. Ossa. Tehke pilti, jaa. Näete kohalist Eestise lapsi. Ja ongi tagasi aplaus!
pole mul neid